spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Igor ja Rostislav. Ja alustame kohe natuke staatilisemate spordiuudistega. Malerahvas pilab vastuolulist alajuhti Hendrik Oldet mälestusvõistlusega. Eesti maleelu pikaajaline hallkardinal Hendrik Olle, sulgudes 45 sulud kinni, on nii kõva vend, et tema auks korraldatakse juba eluajal mälestusturniir. Olde enda jätab pilaüritus tüüneks või õigemini ta rõõmustab, et taoline võistlus üldse toimub. Tennisest ka. Naistennisistide kile häälitsemine on viimastel aastatel kõvasti meediakajastust saanud, kuid ka meestemäng ei ole tummfilm. Küsiksin nüüd küsimuse, kas häälitsemine on probleem? Sinu puhul küll. Jätkame siit teiste uudistega. Ikka on paha, kui võistlus ära jääb, aga tegelikult oli see mul üle pika aja üks positiivne võistlus, nii ütleb suusahüppaja Kaarel Nurmsalu sulgudes pildil Kliigendali MK-etapist, mis katkestati halvade ilmastikutingimuste tõttu. Jalgpallist ka pisut. Inglismaa klubide õuduste hooaeg meistrite liigas jätkub 8. finaalis, millest ennustati põnevuslahingut ei jätnud AC Milan Londoni Arsenalil vähematki võimalust, võites 4-0. Väravalu kavas Kevin Prince-Boateng, seejärel sai 2 tabamust kirja Robinho ning Zlatan Ibrahimovic vormistas penaltist lõplikud numbrid. Ka spordi puhul ei saa üle ega ümber rahast. 7 miljonit eurot teenib Mercedese vormel 1 tiimi piloot Michael Schumacher järgmisel hooajal. Käsipallist ka. Eesti käsipallimeistrivõistlusel sai HC Viimsi jagatud tööriistamarketiga Kodus 35 jagatud 25 Jagu Aruküla jagatud HC Tallasest. Võitjate resultatiivsemad olid Kristjan Kangro, Jürgen Rooba 6 tabamusega. Kaotajatele tõi Mihkel Matteus Luik 5 väravat. Turniiri tabelis on Viimsi 22 punktiga 4. kohal ja Põlva Serviti juhib võistlusi 33 punktiga. Ja veel põgusalt sulgpallist. Amsterdamis toimuval võistkondlikul EM-il kaotas Eesti Horvaatiale 2-3 ning suundus edasi lähimasse coffee shopi. Ning lõpuks ka jalgpalli uudiseid Euroopa liigast, mis tõusid ikkagi jalgpallist kõrgemale lausa kuritegelikuks. Nimelt on 76 Amsterdami Ajaxi jalgpallimeeskonna agressiivset poolehoidjat vahistatud enne Ajaxi ja Manchester Unitedi kohtumist Euroopa liigas. Nii palju hetkel spordist, aitäh!